maailmas kole, kohalt kaugele näha kui ilus. Aga vaata, Lisette, millised kivid minul on. Minu arust on need küll võlukivid. Nad sätendavad ja räägivad. Armsad väikesed sõbrad, kõik siin ilmas on omanäoline ja erinev. Sinul, Lisette, on sõrmes lausa kallis kivi, aga sinul, Eliise, on käes kivid, millel tugineb meie elu. Nii nagu inimesed on erinevad, on erinev kõik ka looduses meie ümber. Kivid, puud, maad ja mered. Ei leia me kaht täpselt ühesugust. See, mis meile on tähtis, on meile ka kallis. Nii ka Kivilinna gümnaasiumiga. Kas kallis Kivilinn või kallis Kivilinn? Võta nii, nagu soovid. Lugupeetud õpetajad ja saalis viibijad. Alustame Tartu Kivilinna gümnaasiumi põhikooli lõpuaktust. Sõna saab direktor Karin Lind. Kallid lõpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Põhikooli lõpp on iga noore inimese elus väga oluline. See on see hetk, kus võetakse kokku esimene suur etapp, kohustuslik haridustee. Selja taha on jäänud 9 aastat õpinguid ja selja taha on jäänud ka esimene eksamiperiood. Palju tööd, palju pingutusi, palju õnnestumisi, ka ebaõnnestumisi, palju uuesti alustamisi, palju rõõmu sellest, et on hakkama saadud. See kõik mahub selle 9 aasta sisse. Iga kogemus õpetab ja iga õppetund lisab juurde mingi nüansi, mingi tahu. Meie tänane aktus keskendub 3 sõnale: kallis, kivi, linn. Kui ma mõtlen meie tänastele 9. klasside õpilastele, siis nemad seostavad minul igal juhul 2 esimese sõnaga. Nad on Kivilinna kalliskivid. Neid on vormitud 9 aastat. Kalliskivi tekkimine võtabki väga kaua aega, see ei sünni üleöö. Ja kalliskivi tekkimiseks on vaja väga kindlaid tingimusi. On vaja piisaval määral survet ja piisavalt soojust. Just täpselt nii oleme meie koolina ka praeguseid õpetajaid vorminud. Kalliskivid säravad täna teie ees. Igaüks täpselt sellistena, nagu nad on. Ja tänane päev on tõestuseks sellest, et ükskõik kui sügaval maapõues kalliskivi end ei peidaks, siis tõeline meister, nii nagu meie õpetajad koolis on, leiab igal juhul selle kalliskivi üles, temast sellise avarde, et kõik, kes teda vaatavad, tunnevad temast rõõmu. Kallid õpetajad, põhikool on kohe-kohe läbi ja ees ootab hoopis teistsugune haridustee. Nii hea oleks, kui keegi annaks konkreetse kaardi või kindlad juhised, kuidas sügisel tegutsema hakata. Aga seda ei saa teile keegi anda. Te kõik olete nii omanäolised, nii erilised, et ühtegi sellist reeglit, mis kõigile sobiks, ei olegi olemas. Meie, kes me seisame teie kõrval, saame anda natukene nõu. Mina tahaks ka ühe nõuande teile anda. Kui te nüüd sügisel alustate oma uut õpingurada, siis selle asemel, et mõelda, millest pihta hakata, kust alustada, mina soovitan, et mõelge hoopis lõpu peale. Mõelge kooli lõpetamise peale. Mõelge selle peale, mida te 3 aasta pärast tahate. Missugused inimesed te tahate olla? Missuguste tulemustega te tahate kooli lõpetada? Missugusi kogemusi te tahate selleks hetkeks omandada? Ja kui te olete selle lõpu enda jaoks ära otsustanud, siis see algus tuleb väga lihtsalt ja iseenesest. Ja kui kas siis kooliteel või hilisemas eluski vahetevahel tundub, et kaob pind jalge alt ära ja justkui ei leia enam seda tugipunkti,
siis pidage meeles, et tegelikult ei ole te kunagi üksi. Teie kõrval on päris suur toetusvõrgustik. Teie kõrval on kõik need toredad inimesed, kes täna on siin saalis ja kellele meie Kivilinna Gümnaasiumi poolt tahaksime öelda suure aitäh selle eest, et me oleme ühiselt täna siin tundmas rõõmu nende noorte inimeste üle. Ja ärge unustage, et on olemas üks koht, kus teile avaldati piisavalt survet ja kus jagati piisavalt soojust ja kus teid alati oodatakse tagasi. Kui te tahate uuesti leida üles seda lähtepunkti, mis andis teile tõuke õpinguteks ja edasiseks hariduseks, siis tulge tagasi oma kooli juurde. Kivilinn ootab teid igal juhul. Ja seniks, kuni me kohtume, tahan teile öelda palju õnne põhikooli lõpetamise puhul ja ilusat haridust teie jätku. Aitäh!